Nordic Business Forum oli minul nüüd siis 3. See konverents tegelikult eestlaste jaoks algab juba laevas, sest et laev on alati hästi täis. Jäid meelde mitmed mõtted, et kuigi see fookus on just nagu leadershipil või juhtimisnippidel, siis seekord mulle endale vähemalt kõnetas kõige rohkem. Lisaks juhtimisnippidele ei tasu ära unustada inimeseks olemise oskusi. Just oligi nagu fookus sellistel pehmematel teemadel ja kuidas arendada endas sellist, Simon Sinek ütles hästi, skills of heart ehk siis südameoskused ja kindlasti see nagu tänapäeva maailmas ära ei uneks. Ja mis kindlasti jäige veel kõlama on just, et eesmärgid või juhtimislikud mõtted ei peaks olema seatud ainult iseenda vaatest ja lühiajalisemalt või ettevõtte vaatest, vaid ka mõeldes pikemalt, et miks mu eesmärgid peavad olema seotud siis näiteks ainult minu elueaga, et see võiks olla palju pikemalt. Täpselt samamoodi peab meeles pidama ka siis seda legacy't ehk siis kuidas muuta maailma paremaks ka pikemas perspektiivis. Mulle meeldis kahtlemata Simon Sineki ettekanne kõige rohkem. Tegelikult seda ma läksingi vaatama sinna. Ma olen käinud Nordic Business Forumil, ma arvan, 10 korda ja minu jaoks on hästi oluline. Nendel hetkedel, kui pea on paks ja tundub kõik kohutavalt raske, siis mõelda selle peale, et miks me siin oleme, see tegelikult aitab väga palju edasi. Teisena mulle meeldis teise päeva esimene ettekanne Peter Hinson, Disruptionist. See oli suurepäraselt tehtud ettekanne. Ma arvan, et see on kõige parem ettekanne selles kontekstis, et see koreograafia oli tüübil nii hästi selge, et kõik sõnad jooksid nagu ekraani peale ja slaidid jooksid täpselt ette sellel hetkel, mida neid ütles. See oli väga huvitav ka. Mina töötan M&A-ga ja kui sa müüd ettevõtet, siis väga oluline on lugu. Ehk siis mille jaoks see ettevõte on tehtud, millist probleemi ta lahendab. Research näiteks näitab, et idealistlikumate eesmärkidega ettevõtted on edukamad, seal on väga lihtne põhjus, kui tekivad raskused, siis kui sul on mingi ideaal ja põhjus seda äri teha, siis sa pead vastu. Kui sa lihtsalt oled raha teenimise pärast, siis sa ratsionaalselt ütled, eks ole, et okei, mul ei õnnestunud raha teenida, eks ole, et ma jalutan nagu edasi. Kui sul on see vai olemas, siis tegelikult sa oled edukam. Ta pikalt rääkis ka sellest writer's blockis. Kui ta esimest raamatut kirjutas, siis ta sai aru, et ta kõige efektiivsem on lennukid. Ta otsis tühja pileteid, eks ole, sõitis lennukitega USA-s edasi-tagasi, eks ole, 3 tundi ühes suunas, 3 tundi teises suunas. See on päris palju kirjutatud. Ta ütles, et ta hakkas teist raamatut kirjutama, mõtles, et läheb lennuki peale ja see enam ei tööta. Ja siis ta korteris võttis mingi näitleja, ta kirjutas samal ajal, kes istus diivani peal ja tegi mingeid oma asju. Ja siis ta sai aru, et talle meeldib tegelikult see sotsiaalne keskkond. Väga võimas näide selle kohta, et inimesed ajas muutuvad, see meetod, mis meile minevikus toimus, ei pruugi tulevikus toimida ja me peaksime pidevalt otsima neid õigeid kohti.